on 4. juuli nädal ja selle aasta pühal on veelgi suurem tähendus, sest Ameerika Ühendriigid tähistavad oma 250. sünnipäeva. Ja kuigi Ameerika Ühendriikides on sel aastal poliitiliselt üsna palju polariseerumist, on 4. juuli siiski püha, mida tähistatakse koos pere ja sõpradega, nautides traditsioonilisi ilutulestikke ja head vana Ameerika soul foodi. Ja meie, kes elame siin Iisraelis välismaalastena, tunneme, kuidas see meie maitsemeeli ahvatleb. Oleme näljased oma lemmikampsude järele. Meiega on nüüd stuudios liitunud 2 venda, kes kuuluvad suurde ja laia perre. Meil on siin Faivel ja Mendel Oppenheim, Bodega Burger Tel Avivi kaasomanikud ja kaasasutajad. Tere! Tere, Emily! Aitäh, et mind kutsusid. Aitäh, et te siin olete. Ja kõigepealt vaadake, kui palju armastust on 2 venna vahel, arvestades, et te töötate koos. Ja ma tean, et teil on veel õdesid vendi. Kuidas teil see õnnestub? Tead, see on nii naljakas, et sa seda ütled. Kõik sõltub vanematest. Okei, nii et teil on head vanemad. Võid kindel olla. Nad küsivad meilt alati, kuidas te oma õdede-vendadega koos töötate. Mina küsin neilt alati, kuidas te ei tööta oma õdede-vendadega koos. Usaldus. Me töötame koos. Me hoiame üksteist ja armastame üksteist. Just nii. Te kasvasite üles Iisraelis, aga teie vanemad on ameeriklased. Kui oluline oli teie vanematele teie kasvamise ajal, et te mäletaksite, et olete ameeriklased ja et te tähistaksite mõnda neist pühadest? Noh, jah, lapsena käisime me alati koju, ma mõtlen vanavanemate juurde ja saime külas käia. Ja mu vanematele oli oluline, et meil oleks suhe nende vanematega. Nii et me käisime igal suvel ja nautisime seda kõike. Olgu need siis kõik need burgerid ja friikartulid, kogu see valik või kõik need klassikalised Ameerika kohad. Jaa. Ja iga kord, kui me reisisime edasi-tagasi, siis meil oli lihtsalt nii suur igatsus nende nostalgiliste maitsete järele siin kodus Iisraelis ja me lihtsalt ei leidnud neid. Nii et me otsustasime, et peame need ise siia tooma. Ma tean, see on lihtsalt üks asi, mida nad siin õigesti teha ei oska. Ma ei taha selle riigi suhtes solvav olla, aga ameeriklasena on see üks minu suurimaid pettumusi. Sa ei saa, nad ei tee kukleid õigesti, nad ei tee ka söörikuid õigesti. Tead küll, hotdogid ilmselgelt ei saa sa siin neid veiselihast frankfurtereid, mida Ameerikas nii lihtsalt saab. Seega selgita, mida sa siia tõid? Jah. Ma pean sulle ütlema, ma olen nii õnnelik, et sa just ütlesid, et sa ei saa, sest nüüd sa saad. Nüüd me saame, kallis. Saad korralikud kuklid, korralikud 100% veiselihast hotdogid. Me teeme seda õigesti. See ei ole tavaline marineeritud kurk, see on tilliga marineeritud kurk. Me ei jama ja teeme seda, millesse usum. Ja selleks on korralik Ameerika toit. Korralik. Ja mis on võti? Sellega Jaa. see on meie jaoks samuti väga oluline, et kõik saaksid tulla ja nautida, sellepärast me ei teinud üheski kohas järeleandmisi ja hoiame kõik koššerina. Nii et me kasutame vegan juustu ja suitsutame oma peekonid, veisepeekonid koha peal. Nii et see on koššer. Jaa, see on koššer. Kuidas sul saab olla veisepeekoni juustuburger? Näita mulle seda. Kuidas see toimib? Kuidas see toimib? No. Siin see ongi see. Lihtne. Ta on tõeline kaunitar. Meie peekon on valmistatud veiselihast. Me suitsutame seda koha peal. Meie juust on valmistatud kookoselist. Tead, tihti pannakse tofu. See ei anna õiget maitset. Ja siis saad selle eepilise ameerikapärase burgeri. Vau. Ja need kuklid. Kuidas sa neid nii hästi teed? Jälle, nad ei saa aru. Ma ütlen, et paljud inimesed olid Bodegas tõesti maagia fännid. Vot just nii. Yeah. Ja sina teedki seda võlu. Nii et, mis meil siin on? Selgita palun toitu, sest mul on kõht tühi. Ja ma juba hakkan sööma. Ma tegin seda juba enne intervjuud. Nii et, Mendel, kas tahad alustada? Räägi hotdogist. Jaa. Okei, see on siis meie hotdog. See on põhimõtteliselt meie firma roog. Ja mis on hotdogide juures naljakas on see, et inimesed tegelikult ei saa sellest aru. Ameerika juutidel oli selle toidu kujunemisel väga suur roll. Kui sa nüüd seda vaatad, siis neid hotdoge kutsuti varem frankfurteriteks, sest need tulid Frankfurdist. Ja siis ilmusid kohale need juudid. Ja selle asemel, et seda sealihast teha, tegid nad selle veiselihast. Ja juudid tõid hotdogid pesapallimängudele, klassikalistele 4. juuli pidustustele ja Nathani hotdogi võistlusele. Kajastasin seda igal aastal, kui ma New Yorgis töötasin ja see ajas mind sõna otseses mõttes iiveldama, aga see on siiani traditsioon. Nathani hotdogid. Kindlasti. Ja see on üks suurimaid Ameerika stiilis toite, mis maailmas olemas on.
ja mis puudutab meid isiklikult selle tootega, siis kui me jalutame Coney Islandil, meenutame lugusid oma vanaisast, kes sõitis 30ndatel ja 40ndatel rattaga randa. enne liiklust. Enne seda kõike tead ja need olid tema head vanad ajad. kui sa praegu pilti vaatad, mida te näete, siis see on minu vana-vanaisa 1929 aastal New Yorgi Sohos. Kui sa vaatad hästi lähedalt, siis näed, et tal on menüüs frankfurterid. Ta tegi juba tol ajal ise frankfurtereid. Ja nüüd oleme Iisraelis. See on nii lahe. Aastaid hiljem, vaata seda. Jah, Teeme hotdoge. kui ta oleks vaid sellest kinnisvarast kinni hoidnud. Jumal küll. Ma ei teagi, keegi ei teadnud, mis Sohos saab, tead, sajand hiljem. Okei, nüüd selgita ka burgereid ja saia. Kõik on tehtud armastusega ja sinu enda salajase retseptiga. See on nagu Big Mac, mille salakastme retsepti sai avalda. See on meie jaoks, et nautida ilma, et me teaksime, kuidas sa seda teed. Põhimõtteliselt. Aga veel üks asi, mida sa peaksid teadma, mida me bodegas teeme, on see, et me teeme smash burgereid. Nüüd. Me teeme ainult smash burgereid, sest see tekitab meist nostalgiat. Me räägime sellest kogu aeg. Ta lendas Ameerikasse. Minu isa töötas ka aastaid tehnoloogia valdkonnas. Uskuge või mitte, kui Shake Shack väga populaarseks sai, siis ta tõi Shake Shacki burgereid lennukiga, sest 3. terminalis oli Shake Shack. Tõi Shake Shacki burgereid lennukiga. JFK kotid kaasas. Ja lugematu arv hotdogist sai. Nagu meil on lisakoti jaoks. Ka, sa pead sellega tegelema. Okei. Ja enne kui aeg otsa saab, meil on ka kana, meil on Dr. Peppermint, nagu kes tähistas lihtsalt doktorit. Pepperi sünnipäeva. Ma arvan, et see oli aprillis. Kui vana see on sellele? 125 aastat vana või midagi sellist. Wow, yeah. Me pidasime sünnipäevapidu ja meil oli väga lõbus. Hämmastav. Aitäh. Ja kas te olete 4. juulil avatud? Ja. Laupäeva õhtul. Just nii, absoluutselt. Me tegelikult pakume ka hotdogi komplekte, nii et sa saad isegi koju kaasa võtta ja ise hotdoge teha ning seda õigesti teha. Imeline. On nii tore, et sa stuudios oled. Aitäh, et mind kutsusid. Suur aitäh teile mõlemale ja kindlasti minge Bodega Burger Tel Avivi. Kus te asute? Karlbach 14. Väga hea. Suur aitäh teile kõigile. Ma ei jõua ära oodata, millal süüa saan. Ma olen õppinud, et kaamera ees ei tasu süüa, sest tavaliselt juhtub midagi mu riietega. Aitäh kõigile, et vaatasite Jewish World Weeklyt. Mina olen Emily Francis ja soovin teile head 4. juulit ja palju õnne sünnipäevaks, Ameerika. 250 aastat, kallis.